siin on mõned näpunäited, kuidas võtta maksimumi ühepäevasest reisist. Kui satud näiteks 2 lennu vahel pikalt kuskile riiki ootama või kasutad sünnipäevaks saadud reisivautšerit, näiteks ühepäevaseks reisiks Helsingisse, Stockholmi või mõnda teise lähipealinna. Paki kaasa ainult vajalikud asjad ja arvesta, et pead nüüd terve päeva kaasas kandma. Kõige mugavam selleks on mõistagi seljakott. Sinna kotti peaks panema kindlasti pudeli vett ja igaks juhuks ka veidi süüa, et vajadusel kiiresti energiat koguda. Ära unusta toitu ka enda suurima abilise telefoni jaoks. Et mitte planeerida enda reisi pistikupesade järgi, on arukas võtta kaasa akupank. Kuna ootamatusi telefoniga võib siiski ette tulla, pane kindlasti kotti ka päris kaart. Kui reis on Eestiga sarnaselt muutliku ilmaga lähiriikidesse, on igaks juhuks alati vajalikud kajak ja vihmavari. Uuri enne sõitu, mis just sinu sihtkoha eriliseks teeb ja mida seal kindlasti teha. Ära piirdu ainult turismiportaalidega, vaid külasta ka foorumeid, kus teised inimesed enda soovitusi ja nõuandeid jagavad. Näiteks, kes oleks teadnud, et keset Stockholmi on majakas, mida saab igaüks enda telefoniga kontrollida. Vahel juhtub reisides, et nälg tuleb täiesti ootamatult peale ja sobiva söögikoha leidmiseks kulub mõttetult kaua aega. Selle vältimiseks märgi enne reisile minekut kaardi peal paar kohta, mis sinu toidueelistustega haakuvad. Ja kui kohapeal olles peakski nälg ootamatult peale tulema, on lahendus olemas. Kontrolli enne reisi üle, kas kohad, mida soovid külastada, on sinu reisipäeval üldse lahti. Kindlasti mõtle ka läbi, kuidas ühest punktist teise jõuda. Kas kõik huvitavad kohad on jalutuskäigu kaugusel või pead kasutama ka mingit transporti? Kui sa just linnaga väga sina peal ei ole, siis ära mitte mingil juhul rendi autot. Sel viisil jääb niigi lühike päev pigem meeldivate elamuste hankimiseks, mitte parkimiskohtade otsimiseks ja kohalikus liikluses orienteerumiseks. Suuremates linnades on enamasti hästi läbimõeldud ühistransport, mis viib sind kõikjale, kuhu turistidel vähegi asja võiks olla. Kui aga mõte võõrkeelsetest jaamadest ja keerulistest piletisüsteemidest sulle hirmu tekitavad, on võimalus kasutada hoopis sõidujagajaid. Aga uuri enne välja, kas sulle tuttavad äpid sinu valitud sihtkohas üldse töötavad või on selleks mõni kohalik alternatiiv. Ning lõpuks jäta ruumi ka improvisatsioonile, sest elu on liiga lühike, et lasta plaanidel ennast segada.